Ja suur aitäh linnapeale, sissejuhatus meie tänasele päevale on ilusasti alanud ja võib-olla siia enne veel, kui esimesed rääkijad, mõtlejad ja oma kogemuse jagajad jõuavad üks väikene selline suund veel. Me oleme aastaid nimetanud seda avaseminari muu hulgas ka edulugude seminariks, ehk need on lood inimestelt, kes selles uues olukorras on leidnud tee. Ja selleks, et teed leida, selle jaoks on vaja enda olukorda, oma ettevõtte, iseenda olukorda eelkõige mõista. Loomulikult mõista tähendab aru saada ka sellest valdkonnast, sellest turust, kus tegutsetakse, aga võib-olla nii, nagu linnapea ka viitas, üldisemalt sellest maailmast, kuhu ollakse sattunud. Ja selge on see, infoküllases maailmas toimuvad muutused üha kiirenevas tempos ja see on meile kõigile üks paras väljakutse, kuidas nende uute oludega võimalikult kiiresti kohaneda. Kuidas mõista, milline see muutus on ja seejärel siis püüda midagi uut. Meie järgmised külalised, meie järgmised vestluskaaslased siin laval, mõtete jagajad, on sellega ühel või teisel moel praegu väga hästi hakkama saanud. Ja meie ootus ei ole sugugi see, et aasta pärast oleks 1 000 000 ja 10 pärast 10, vaid oluline on see, et vanker veereb. Mismoodi see vanker uue hoo sisse sai, hakkame vestlema. Ja võib-olla kõigepealt alustaks siis teie enda loost paari sõnaga mõne minuti jooksul, mis siis see oli, mida tegite, mis see uus samm oli, mille viimase aasta pooleteise sees selle koroona ajal olete astunud. Sinust, Priit, kõigepealt alustades. No neid samme tegelikult on päris mitmeid olnud, et kui meie tootmisettevõttest rääkida Iglocraftist, kus me siis majasid ja saunu toodame, siis me tegelikult nende viimase 2 aastaga oleme teinud läbi väga suure kasvu ja seda eelkõige seetõttu, et me panustasime kõvasti turundusse, proovisime leida viise, kuidas paremini müüa, aga võib-olla teine ja kõige suurem selline muudatus oli see, et me tulime oma toodetega teenuse pakkumise turule, mis siis tähendab seda, et kui enamik meie kliente ostab meie majasid väljarentimise jaoks, siis meil tekkis sarnane idee, mis võib-olla oli laagerdunud juba mõned aastad, aga me hakkasime ehitama siis nii-öelda parke, kus inimesed saavad tulla aja maha võtta, nautida sauna, kontoreid või majutust. Mis see tähendas? Teil tekkis siis laoseis keerulisel ajal ja otsustasite selle laoseisu kuidagi aktiivseks pöörata? Ei, tegelikult mitte, pigem oli see vastupidi, et meil müügiosakond pidevalt oli hädas, et me tahtsime neid tooteid püsti panna, aga mulle kuidagi tekkis selline tunne, et me nägime kõrvalt, et kui kogu see kriis algas, siis selline turism jäi nagu seisma ja mingil hetkel buumis siseriiklik turism ja meie enda kliendid hakkasid tegema kordustellimusi, mis tähendas siis seda, et inimesed ikkagi otsisid mingeid kohti, kus aega veeta, aga nad ei tahtnud riigist välja minna ja pigem ei tahetud võib-olla olla niivõrd suurtes hotellides kuivõrd väiksemates kohtades. Ja meie jaoks tundus see õige hetk seda ära kasutada, ehk et ennem kui võib-olla suurem turism buumib, siis natukene see asi püsti panna ja siis sellest õppida, et selleks õigeks hetkeks siis valmis olla. Kui palju tänaseks nii-öelda seda parki on, igluparki on? Millised need mahud seal ühikute mõttes on? No me oleme tegelikult avanud oma esimese, siin on mõtteid nüüd teiste osas, et plaan on Eestist alustada, aga siis liikuda ikkagi üle Euroopa, et ma arvan, et ühel päeval neid on 50 tükki üle Euroopa. Et see on mingi erinevad parki, aga millest iglupark üldse koosneb? Mis seal pargis olema peaks, et sa julged öelda ja panna selle sildi külge, et see on iglupark? No ma arvan, et seal peaks olema need tooted, mis on meie näoga, et see, mis meil siin Tallinnas on Noblessneris, seal on koondatud kokku saunad, kus siis saabki tunnikaupa tulla rentida sauna, on päevakontorid, kus siis saab tulla ja tööd teha või koosolekuid ja siis on eraldi majutus. Aga ma ei välista, et võib-olla üks iglupark on kuskil soode ja rabade keskel, kus on ainult paar majakest ja saab nautida loodust, et see praegune kuidagi juhtus siia Tallinna südalinna. Aga mulle meeldib mõelda, et ka südalinnas on võimalik aega maha võtta sellisel kujul, et tekib tunne, et sa oled kusagil kaugel ja ära. No,
teenuseturule sisenemine tähendab täiesti teistsugust loogikat, täiesti teistsugust ettevõtluse või selle tegevuse nagu ülesehitust. Mingid asjad loomulikult on ülekantavad ka tootmise maailmast, aga teenus siiski eeldab midagi muud. Kuidas te kogu selle pargi manageerimisega hakkama saate? Kes seda teeb? Kuidas te seda teete? Jah, selles mõttes sul on õigus, et meie jaoks nagu see toode jäi samaks, me proovime üle kanda sinna ka oma brändi kontseptsiooni, mis ütleb take time, ja siis selle ümber kõik muu pookida. Ega mis seal muud, kui tuli otsast niimoodi õppima hakata. Ja ma ei tea, ühelt poolt oma mingisugused majutuskogemused, teiselt poolt me vaatasime hästi palju seda, mis me enda kliendid on teinud, sealt tekkisid mingisugused tunded ja siis selle pealt vaikselt hakkasime liikuma. Sisuliselt sa võtsid ära mõnes mõttes oma klientidelt ühes tegevuse servas, ehk siis need, kes ostsid sinu käest maju, võtsid sa ära tegelikult natukene turgu. Kas see tundus ka kuidagi nagu mingilgi hetkel mäng tulega või võib-olla tundub see praegu iseendaga mõnes mõttes konkureerimine, oma tootmise tegevusega konkureerimine? Huvitav, et sa küsid seda sellepärast, see mõte võib-olla algul korraks käis peast läbi, aga maailm on nii suur ja lai, et ma küll ei tunneta, et me täna kuidagi oma klientidelt turgu ära võtaks. Et ma arvan, et pigem nagu, et kes iganes veel meie tooteid kasutab ja kui need meie omaka püsti on, et pigem need asjad nagu saavad üksteist täiendada kuidagi, et Aga miks teil seda vaja teha oli? Et kui sa ütlesid, et müügijuht ütles ja nõudis, et anna ette ja pigem ei olnud küsimus teil selles, et ei oleks jõudnud toota. Miks teil seda uut tegevusvaldkonda vaja oli? Tead, aus vastus on see, et ma olen paar kord ise ka mõelnud, et mille kuramuse pärast. Aga ma arvan, et see tundus kuidagi huvitav väljakutse ühelt poolt. Äriliselt võttes see on nii-öelda pikema raha kontseptsioon, et kui muidu see müügitehing on selline ühekordne, siis äriliselt see rendiäri tegelikult ju on võib-olla, ma ei tea, 5 või 10 aastat, et kuidas iganes seda siis vaadata, et mis see rahavoogu tekitab nagu. Ja ma arvan, et see pigem oligi see, et proovime ka, kui välja ei tule, mis seal ikka. Esimene on Noblessneris. Just. Millal esimene iglupark avatakse väljaspool Eesti piire? Ma ei tahaks niimoodi veksleid maha käia. Ma arvan, et äkki järgmise aasta teises pooles. No nii, juba ikkagi käisid, väga hea. Väga tore, Priit Kallas, iglupark on meiega siin esimeses vestluses. Järgmisena on Helen Vihtol, kes teeb Lahepere villat. Helen, räägi meile Lahepere villast. Lahepere villa sai siis esimese aasta alguses ja siis tekkis vahepeale selline väike paus, mis tagantjärgi mõttes oligi hea ja me nii-öelda avasime uuesti mai lõpus ja lühidalt öeldes me oleme elamusresto, mis asub justkui kodus. Meil ei ole kliendid, meil on külalised ja meie enda slogan on, et me tahame, et kui meieni jõutakse, siis aeg peatuks, ehk siis seesama ajafaktor, väärtustame täna aega, et seda on lihtsalt nii vähe inimestel kvaliteetaega iseenda oma inimestega, olgu nad siis perekond või töökaaslased või sõbrad ja meie seda pakume. Tehes siis natuke teistsuguse kontseptsiooniga restorani võib-olla, kui on tavaks. Ja seda eelkõige sellepärast, et need, kes meieni siis lõpuks jõuavad, nad on väga teadlikud, kuhu nad tulevad. Et ei oleks üllatusi, et ei oleks ebameeldivaid nii-öelda olukordi. Sellepärast me teemegi täpselt nii, nagu me täna seda teeme. No ka kirjelda natukene, kuidas te seda teete? Meil on, see iseenesest ei ole midagi uut, et meil on fikseeritud peakoka menüü, meil on Silver Saa peakokaks, kes toidumaailma inimestele ilmselt ei vaja tutvustamist. Ta on tõeline toiduvõlur ja oskab nii kohalikust kui siis võõrast toorainest teha väga-väga head toitu, mis on siis meie restorani esimene nii-öelda müügiartikkel või müügipoint ka. Ja siis on see hoone ja see ümbrus Klooga rannas, mis kokku moodustab sellise terviku, et seal on tegelikult ka kõigil hea olla.
Ma tõesti võiks öelda, et meil ei ole olnud veel külalist, kes oleks paha tujuga lahkunud. Et see fikseeritud peakoka menüü on meil sügishooajal 2 nädala kaupa, ehk siis külaline, kes tuleb, ei saa ise valida, mida ta süüa, siis hakkab sööma meie juures. Ja muutusena võib-olla nagu ebatavaline on see, et me võtame ka ettemaksu selle toidu eest, ehk siis inimene ostab pileti õhtusöögile. Ja see on eelkõige tingitud sellest, et tänases olukorras restoranil ei ole mõistlik riske väga palju võtta. Eks me maandame nagu selle riski kõik ära, mis võib-olla kesklinna restoranil teha ei õnnestu. Et kes juba sinna Kloogarannale jõuab, see teab, kuhu ta tuleb, ongi põhimõte. Ja see õhtusöök ise lõpeb ka, me ikkagi väga palju oleme detailidele mõelnud, et see aeg, mis seal veedetakse, oleks täisväärtuslik. Ma Helen kõigepealt täpsustan seda, et sa ise elad seal samas kohal? Me oleme, see maja ei ole selline tüüpiline 4-kandiline maja, et me elame seal nädalavahetustel nüüd sügis-talvisel hooajal, suvel küll kogu aeg. Ja see osa, kus siis restoran toimib, see on tegelikult ikkagi puhtalt hetkel restorani pool. Seal me ise enam ei ela, me elasime seal selles piirangute paar kuud, mis oli, sest et see lihtsalt oli niisugune võimalus. Aga tänaseks, jah, need esialgsed mõtted kas või igaõhtuste inimeste arvu suhtes on veidi nagu muutunud, mis tähendab, et me oleme sellest peasaalist teinud nii-öelda elutoast, oleme teinud ikkagi külaliste toa. Vanasti oli seal telekas, inimesed vaatasid laupäeva õhtul mõnusasti nii, nagu nad peavad vaatama, ETV-d, eks, ja nüüd on seal restoran. See telekas on endiselt ja suvel oli õues telekas, et sai jalgpalli vaadata, kui soov oli. Jah, telekas on tegelikult nagu ekraan tänapäeval, et seminaride jaoks ideaalne võimalus ja seda me ka nagu teeme ja pakume, et kes tahab nagu päevasel ajal oma töökollektiiviga tulla, siis see võimalus on. Ja mis võib-olla nagu kus me nagu tahaksime ise olla hästi sellised põhimõttekindlad, ongi see, et me ei ole kõigile mõeldud, ehk siis meil on üks šef, üks pisike köök, mis tähendab, et me ei saa väga mingisuguseid erimenüüsi teha. Me tuleme vastu võimalusele, aga me ei reklaami seda välja, et me ilmtingimata kõigile oleme nagu võimelised pakkuma head sööki, et pigem ongi see koht, et pigem natuke vähem ja alustada nagu väga selgete lubadustega, siis ei jookse rappa nagu üsna pea, mis võib nagu juhtuda. Mitu külalist siis korraga, ma saan aru, et kuna te müüte pileteid, siis piletil on kindlasti kirjutatud algusaeg, eks, et mis kell sa pead olema kohal, mitu külalist siis korraga saab kohal olla? Meil on 2 sorti pileteid, et meil on nii-öelda tavaõhtupilet, mis võimaldab kellaaega 15-minutilise vahega ise valida. See on täiesti tavaline nagu restoranides ikka. Ja me mahutame 24 inimest õhtu jooksul. Ja privaatsed üritused, mis siis on hästi... Õhtu jooksul, see tähendab alates kella 5 kuni siis, ma ei tea, kella 10, mis see viimane hetk on? Me üldjuhul ei praktiseeri 2 katet, et lihtsalt just sellepärast, et me ei aja inimesi kunagi ära, et me ei ütle, et teil on aega 2 tundi siin istuda, et kui nad tahavad 4 tundi jutustada, siis neil see võimalus on. Et ühte lauda 2 või 3 korda välja ei müü? Üldjuhul mitte, et laupäeviti meil on selline 2 vahetust, sellepärast just, et laupäeval me saame varem lahti teha. Aga me oleme avatud kolmapäevast laupäevani ja kolmapäev-neljapäev me alustame 6:30 ja viimase laua võtame 7:30. Et nad ikkagi tulevad ühel ajal enam-vähem ja privaatüritused, mis on meil hästi populaarsed, need üldjuhul algavad kõik ühel ajal ja siis on ka 24 kohta. Et siis on nagu maja nende külaliste päralt, selle ühe seltskonna päralt. Kui Priit jõudis juba öelda, et ta on mõnikord ka mõelnud, et pagan, miks ma seda rendi asja hakkasin tegema. Kui palju oled sina tundnud, et pagan, miks me tegelikult selle suure toa ära muutsime, siin oleks ise hea lösutada praegu? Ei ole mõelnud mitte ühtegi korda, sest see mõte, et sellist kohta teha on mul tegelikult vanem kui see koht üldse ise. Ja ma olen nagu seda restorani luues teinud koha, kus ma ise tahaksin tõesti käia. Kõikide nende nüanssidega, et ma ise teenindan seal õhtuti, eks, ja mu lapsed ja kaasa on seal abiks, et selles osas see on elustiili ettevõte ja ma arvan, et hetkel ma ei näe isegi seda tulevikus, et ma seda mõtleks nii. Pigem on see ikkagi täna väga algusjärgus ja väga sellises tõusujoones.
Helen, väga tore, et sa oled täna meiega siin koos, suur aitäh, Lahepere villa on siis teine lugu ja kolmas, enne veel, kui me siin ühise vestluse juurde läheme, on toode nimega Haage ja Ksenia Joost seda asja ajab. Haage on meil laval kaasas ka, ma näen sul ilusasti käes ja peos. No kuule, sellel hetkel, Ksenia, kus nii-öelda maailm läheb lukku, ei ole esimene mõte, eriti kus olukorras, kus ikkagi peaaegu igal pool Eestis jookseb kraanist vesi, et võiks olla hea plaan hakata vett tootma. Räägi sina oma lugu. Ei ole tõesti esimene mõte ja tegelikult ma arvan, olulisem on see, et on pikaajaline mõte. Et need kriisid ju tulevad ja lähevad, on see COVID või midagi muud, aga igal juhul need rütmid on kogu aeg olnud. Ja ma arvan, et meie puhul, kindlasti ka teiste äride puhul on hästi oluline aru saada see pikemaajaline plaan ja need muutused, mis siis vahepeal tulevad, need tulevad niikuinii. Aga siht peab olema silmi ees ja siht meil on. Kui juba Eestis varasemalt vaadata, tänapäeval on pilt hästi palju muutunud. Kui te lähete restoranidesse, siis väga paljudes enamustes on haagelaual, aga veel paar aastat tagasi oli pilt hoopis teistsugune, et välismaa vesi oli. Hästi palju toredaid Itaalia brände, aga miks mitte Eesti vesi. Meil on ju väga-väga puhas, hea looduslik mineraalvesi. Ja ma arvan, et see oli nagu see esimene mõte, mis tekkis ja mis kripeldas, et tihtipeale toidutööstuses, eriti ka teistes tööstuses kahjuks me ei oska vääriliselt hinnata enda tööd ja müüme seda liiga soodsalt maha. Samas, kui meie toode on vähemalt sama hea, kui miks mitte arendada seda veel paremaks. Ja nii täpselt keset seda õudust ja kriisi 2020, kolmas kvartal, me tulime siis turule Haage loodusliku mineraalvee klaaspudeliga Horeca sektorisse, ehk siis hotellid, restoranid, täpselt sellel ajal, kus igal pool järjest olid lockdownid. Et oli suur väljakutse ja siiamaani, tõtt öeldes on väljakutse. Me sisenesime Baltikumis edasi, et novembris me saatsime välja esimesed autod ja pooleteise nädala pärast olid mõlemad turud täiesti kinni. Ja see suur teadmatus, poliitiline teadmatus, olukord, kuna avatakse, keegi ei julge midagi tellida, et see on tegelikult siiamaani ju meil iga päev lockdownid ja ma arvan, üks suuremaid julgustükke ka, mis me tegime ja valmistasime juba ette, oli müük veel kaugemale Aasiasse, Hiina turg. Mis osutus, me teadsime ette ka, et see ei ole lihtne turg, see on kaugel, toidutööstuses suured hirmud on kõigil sellega, et ikkagi see teekond on väga pikk ja kas ikka saab ja kultuuriruum on pikk. Ja keerulisem kui see oli just see lockdowni küsimus, kus me ei saanud läbirääkimistel kohale sõita. Ja Aasia kultuuris on hästi oluline tegelikult suhelda näost näkku. See usalduse, enne kui nad ostavad su toodet, nad tegelikult tahavad sind näha ja sind hakata usaldama. Toode on teisejärguline. Ehk esimene müük on see, et sa pead nagu enda suhet müüma. Sa pead nagu seda nagu sellest barjäärist läbima ja siis juba teine etapp on siis tootest rääkimine. Ja meil õnnestus täpselt sedasi, et 2019 aasta lõpp meil oli esimene kohtumine ja veebruari lend siis Hiina jäi ära ja täiesti uskumatul kombel, täiesti lugu rääkida, see koht, kus me pidime lendama, oli Wuhan. Nii et esimene lockdown oli Wuhan ja see lend jäi ära ja see lend on siiamaani ära jäänud. Et me oleme seda kogu aeg lükanud edasi ja ehk et kõik meie see suhtlus Hiinaga on olnud ainult läbi veebi. Saime teha ka allkirjastamistseremoonia läbi veebi ehk sellised suured huvitavad muutused mitte ainult meile, vaid ka Hiinale suuremas pildis, jah. Räägi natukene seda tootesarja ka, et teil seal näidiste laua peal ja siin on selle kohale saabuja selge edu täna, ta saab tõesti neid ise koha peal vaadata, on lausa 3 erinevat pudelit, kui palju te siis toodate, mis see maht on ja mis kõige tähtsam, et kus see tootmine käib? Tootmine käib meil Kesk-Eestis, Tartu külje all on väike armas küla Haage. Ja sealt me siis alustasime 2019 oma teekonda praeguse meeskonnaga ja esimene toode, millega me turule tulime, oli tegelikult jaes ja PET-pudelis, mis on ka täna võimalik osta jaes, kuna klaaspudel, mida me ise peame meie siis põhitooteks ja Horeca sektor, arendus venis pikemaks ja arenduses venimise aeg oli
tänu siis sellele, et võtsime tõesti väga julgelt ette ja otsustasime teha enda disaini ja enda pudeli ja täiesti enda arenduse nullist. Ja need, kes on kunagi arendanud tooteid ise, klaaspudeleid, siis see on selline tee minna ja viibis see aeg, planeeritud aeg. Ehk et sellepärast oli 2020 alles siis 3. kvartal, kui me klaasiga tulime ja kuni siis selle aasta sügiseni me olemegi siis pakkunud Haage looduslikku mineraalvett, mis on täpselt sellel kujul, nagu see maa seest tuleb. Me paneme selle siis kaunisse pudelisse ja toome selle lauale ja täiesti uhkelt ja julgelt ütleme, et me oleme vähemalt sama head ja veel paremad kui kõik ülejäänud kuulsad lääneveed ja Hiinas lausa nii head, et Hiinas saab restoranis siis osta seda pudelit 7 euroga. Et kui me siis Eestis, ma loodan, hindame äkki siis rohkem ja tihtipeale juhtub meiega sedasi, et kui välismaal keegi ütles, et näed, see on hea toode, et siis ka meie oskame enda tooteid hinnata. Ja sellel aastal siis just sügisel tulime ka uue tootega välja, mis on Haanja looduslik mineraalvesi ja see on siis puurkaev Haanjas. Ja see on hästi tugeva mineralisatsiooniga vesi, väga hea näiteks pärast sportimist või pidu. Kui palju siis kokku neid liitreid, dekaliitreid juba on õnnestunud maha müüa? No nüüd need aastate jooksul on nagu keeruline öelda või öelda, et mis meie mahud on, mis me saaks müüa. Saaksime müüa 80 miljonit liitrit aastas, mis on suurem kui Eesti turg. Ja Eestis on circa 120 pudeli veebrändi, kellega siis me koos jagame seda riiulit. Nii et ilmselgelt on kohe näha, et tegelikult eksport on see, mis aitaks meid ja eriti nagu uhkeks ja rõõmsaks saab see, et kui me saame teha eksporti väärindatud tootega, et me ei müü toidutööstuses nagu soodsaid tooteid, vaid müüme väärikalt ja väärika hinnaga. Jaa, Ksenia, suur aitäh, et sa oled täna siin. Haage vesi on siis 3. lugu, mida me siin selles plokis, kus võiks olla siis täiesti uued ideed ja uued projektid, saame teiste kõrval vaadata ja sellest edust rõõmu tunda. No nii, Priit, Helen ja Ksenia, mis on sellisel keerulisel ajal ühe uue asja alustamise juures teie jaoks olnud see võti? Mida te praegu tahapoole vaadates peate võib-olla iseenda jaoks kõige olulisemateks küsimusteks, mingiteks detailideks, millele te olete nüüd kas või siis takkajärgi mõeldes tänulikud või et hea, et te märkasite seda, hea, et te sellest aru saite? Suhtlus. Ksenia. Suhtlus inimestega. Mis see tähendab? Et kui hakkavad nagu sellised keeristormid pihta, siis ma arvan, et esimene reaktsioon on see, et sa nagu tardud, et vaatab või appi, mis nüüd saab või äkki muutub, äkki homme on kõik tagasi. Ja siis inimesed tihtipeale kas võtavad mingi poosi või nad muutavad nagu, nad ei hakka nagu suhtlema, nad nagu lõpetavad seal suhtlus oma partneritega, sest nad ehmatavad ära. Ma arvan, hästi oluline on suhelda, sest see muutus ei ole ainult ju nagu meil siin office'is või meil tehases, see muutus on igal pool. Aga kuidas see suhtlus siis reaalselt välja nägi? Sa saatsid kirja või sa helistasid? Helistasid ja saatsid kirja ja helistasid uuesti ja siis, kui sa ei tead, mida teha, siis meil läks nii, et me müüsime Eestis näiteks, hea näide on see, et hotellid ja restoranid, eks ole, ja põhimõtteliselt 2 päevaga meil oli müük täiesti maas seal, et sul olid mingid mahud, sul tehas töötas. Põhimõtteliselt oli autod täis laetud, esimene käik oli juba ka sees, siis öeldi hops. Ja 2 päeva pärast sul ei olnud enam midagi. Ja siis sa hakkad nagu suhtlema nende inimestega ja ongi keeruline, neil on keeruline, inimesed vahetuvad ja väga palju koondumisi oli selles sektoris, et sul on nagu, sa oled võib-olla aasta aega ehitanud nagu teekonda, et kellegini jõuda ja seda inimest enam ei ole. Et siis võib-olla, ma arvan, inimlikult sul on tunne, et äkki, et ma ei taha, et ärme helista, aga tegelikult ma arvan, võti ongi selles, et neil on ka, nad on samas situatsioonis, sa ei ole tegelikult selles üksi ja aru saada, et see ongi sinu tiim, et su tiim ei ole ainult sinu bränd ja sinu tehas, su tiim on kõik inimesed ja nendel on täpselt samasugused probleemid, nad teavad samamoodi, et neil tuleks välja ja siis läbi selle suhtluse leida nagu selline ühistee, kuidas nii nemad kui sina, kui kõik koos. No ehk vaistlikult võiks ju isegi mõelda ka nii, et oi, aga mis ma talle ikkagi helistan, et tal ju ka omad probleemid ja ta peabki seal tegevus kokku tõmbama. Aga mis ma räägin isegi, mis ma ütlen? Ja mis ma siis talle ütlen? Turg on kinni, mis ma talle ütlen, näiteks sellised, eks ole, aga kindlasti on midagi öelda, midagi küsida ja siis te nagu arutate ja tegelikult siis sealt kaudu, ma arvan, need partnerid jäävadki, kellega on suhtlus, et need nagu saavadki edasi minna. Jaa, Helen. Fookus, ma arvan ka, et sa ei kaota selles virvarris, mis ümberringi toimub, seda sihti, milleks sa seda teed.
et jaa, asjad muutuvad, su võib-olla see tervik nagu muutub, see ongi kogu aeg muutumises, aga see fookus, kuhu sa suunatud oled ja mis sa siis lõpuks saada tahad, et see peaks ikkagi ees olema, sest et hästi kerge on keerulistel aegadel käega lüüa. Ja neid käega lööjaid on ju tegelikult ka päris palju olnud erinevatel põhjustel, aga jah, et meil oli võib-olla selle võrra lihtsam, et meil oli lihtsalt niivõrd väike tiim ja Silver liitus meiega suvel, kui tegelikult oli juba päris okei olukord. Aga jaa, me ka ikkagi selle sooviga läksime edasi, et teades, mida me tahame luua. Mis see tähendab fookus? Kus see teie fookus on? Sest lõppude lõpuks võib ju võtta nii, et fookus on, ma ei tea, venitada üle 80 või 100 välja, eks ju, võib olla fookus. Fookus võib olla venitada 80 või 100 välja nii, et kontol on kõvasti nulle, eks ju, seal 6-7 nulli võib olla fookus. Fookus võib olla see, et ma ei peaks minema päeval tööle. Et need fookusid võib olla must miljon. Millist fookus sina silmas pidasid? Ma pidasin tegelikult silmas seda, et käivitamisprotsess läheks edasi ja me saaksime selle koha... Nui 4, ühiskond on kinni, teised restoranid panevad kinni, aga meie avame. Jah, põhimõtteliselt küll, et absoluutselt loodust tühja kohta ei salli. Et sa pead nagu nägema sellest kriisist järgnevat perioodi ette, et kõik käib üles alla ja sa ei saa nagu lõpetada mingeid tegevusi sellepärast, et praegu on kehva olla. Et sa pead juba ette töötama turundusplaanidega, mõtlema välja erinevaid, ma ei tea, lahendusi, mis oleks soodsamad, mis oleks efektiivsemad, kuidas külalised Kloogarannale saavad, on ju, kas või Elroniga koostööd tegema, mingid sellised asjad, et ühesõnaga, et sa ei restorani puhul sa lihtsalt ei jää seisma, et midagi ei toimu, praegu on kõik kinni, meil kedagi ei ole, vaid et sa ikkagi tõesti, nagu Seenia ütles, suhtled inimestega ja rühid edasi ja tegelikult tead ka, mida sa teed, et seda teadmisi võib-olla harid ennast juurde, et puhtalt sellest ei piisa, et sul on soov, et sa pead ikkagi natuke nagu teadma ka tausta. Ehk iga kord, kui sa nägid jälle kuskil, keegi ongi pannud kinni, ütlesid, väga hea, aga meie jätkame. Ei, mul oli natuke võib-olla teine olukord, et ma eelnevalt, kui me avasime, hästi tihedalt suhtlesin ju peakokkadega ja restoranidega oma töö tõttu ja ma nägin seda kinnipanemisi ja ma nägin neid probleeme, et ma lihtsalt mingil hetkel põlesin läbi selle tõttu, et seda probleemi võib-olla tuli natuke liiga palju, aga ma kogu aeg teadsin, et see, mida me ise teha tahame, on hoopis teine asi, ehk siis, nagu ma alguses ütlesin, et kui me teeme head toodet, siis seda ka nagu soovitakse ja see on, ma arvan, meie kõigi 3 puhul nagu näha, et siin nagu raskused on ületatavad, kui su toode on hea. Helen, mida sa päeval teed siis, kui need külalisi ei ole? Tööl käin, täna veel. Võin küsida, kus kohas või mis valdkonnas? Jaa, ma olen sellise brändi turundusjuht nagu KitchenAid. Ehk siis tegelik plaan on see, et ühel hetkel hakkab KitchenAidi müüma keegi teine ja sina saad tegeleda ainult selle restoraniga. Täna ei ole sellist plaani, täna on selline jaotus hetkel, nagu ta on ja ma olen hetkel väga õnnelik sellise jaotuse poolest, sest et need on nagu yin ja yang, et neid saab nagu koos toimetada, et meil on ka, ütleme, oma väikse selle Lahepere Villa tiimiga selline kokkulepe, et me ei taotle nagu maksimumi ilmtingimata, vaid meil on nagu ülioluline, et meil oleks endal hea teha seda asja, et see on, jah, nagu ma ütlesin, elustiili restoran meile kõigile, et natuke võib-olla selline teraapia koht, et selles osas teemegi rahulikult ja hästi ja siis on kõik õnnelikud, et ma kindlasti ei ole nagu selliste ambitsioonidega, nagu mu kõrval istuvad inimesed, et pigem nagu väikselt ja nii, et kõik oleks rahul, kõik osapooled. Ma saan aru, et sinu puhul see ei ole peaaegu võimalik üldse, aga mis oleks siis see, mida sa selle vaba ajaga teeksid, kui sa ei teeks parasjagu Lahepere Villat? Kõik, kes mind teavad, et ma olen suhteliselt selline rahutu ja palju tegev inimene, et ju ma leiaksin endale mingisuguse tegevuse. Aga ei, Lahepere Villa võib selles osas laieneda, et meid hästi palju küsitakse majutust, et ma üldse ei väldi teemat, et võib-olla meil on väike iglu seal varsti üleval. Aga sul on magamistuba ka veel, aga suurest osa on inimesed... Iglusse, et jah, et tegelikult seda arenguvõimalust on, hästi palju küsitakse selliseid tegevuspakette,
asju. Me oleme täna meelega hoidnud seal väikest pidurit, just sellepärast, et saaks selle osa, mis meil täna plaanis on, väga hästi toimima ja me ei haara nagu kõikidest asjadest kinni. Et me ei tee näiteks mingit koos kokkamisi, lihtsalt ei tee täna, eks ju, et meil sellist kontseptsiooni hetkel ei ole vaja arendada, et võib-olla kunagi teeme, aga täna ei tee. Priit, mis sinul selle idee juures, mida sa oled nüüd ajanud, vahetevahel rusikas kergelt taskus selle idee suhtes, oli seda vaja, aga siiski. Et mis oli see oluline asi, mida sa ise mõtled ja tunned, mis andis sellele tegevusele hoogu juurde kaasa? Nii nagu Ksenia ütles, inimestega suhtlemine, nii nagu ütles Helen, fookus, mis see sinu puhul võiks olla? No ennem veel võib-olla, kui me selle pargi tegime ja selle päris kriisi algusesega, meil oli sama olukord, et korraks lõi nagu jalad alt ära ja ma mõtlesin, et okei, et äge, et kõik see, mis nüüd aastaga tehtud on, läheb kuskile riiulisse tolmu koguma, kuni maailm taastub. Aga siis tuli meelde Eesti presidendi sõnad, kes ütles, et tänane see on väetis homseks tulevikuks. See on ikka sitt, ütles konkreetselt. Ja eks me sealt hakkasime mõtlema, et mida head me siis leida saame kriisist. Ja tegelikult oli see meie enda müügipealik, kes ütles, et kuule, et mul tuli mõte, et teeks kampaania, et müüme iga päev ühe sauna. Ma mõtlesin, et kuule, et hulluks ood läinud, et vaata, mis maailmas toimub. Aga me hakkasime sellest kuidagi kinni ja mõtlesime, et äkki see on kuidagi võimalik, et inimesed on ju ometi kodudes kõik, et mis neil seal ikka teha on. Tegime ilmselt läbi ajaloo kõige suurema turundusinvesteeringu, ostus meediat lihtsalt, ja sealt see vaikselt hakkas kerima. Ja samamoodi siis mingil hetkel, nagu me ennem kui mainisin, taastus see siseturism, siis me nägime, et hakkasid liikuma need majakesed ja selle pealt siis tekkiski hästi julgelt see otsus, et nüüd on hetk selleks küps, et me siseneme ise ka nagu teenuseturule. Et me tegelikult olime mõelnud selle peale juba 2-3 aastat, aga ma ei tea, et kuidagi jah, see kriis nagu ise mängis kätte selle situatsiooni, et nüüd on nagu aeg õige. Aga kui sa vaatad lihtsalt enda pähe, mida sa ise enda kohta julged öelda, et mis oli see, mis aitas sellest asjast välja? Mida sa ise tundsid, mida sa ise tegid, mida sa ise mõtlesid, mis sa täna ütled, et vot väärt värk, hea, et see tuli. Ei tea kust, aga minu pähe. Võib-olla see oli natuke see, et eks ma kuidagi seda iglu asja algusest peale niimoodi hästi uljalt võtnud, et nüüd aastatega niimoodi on nagu maa peale tagasi tuldud. Ja ma arvan, et see oli see hetk, et ta oli kas selline, et kas kõik või mitte midagi. Ja kuidagi see otsus tuli, et aga mis seal ikka, et riskime. Ja teiselt poolt see sama, mida siin teised on ka öelnud, et selline, mina läksin ka maale ära, ma istusin oma maakodus ja seal nagu ei saanud üldse aru tegelikult, et maailm nagu muutunud on. Leidsid kuidagi enda, päevas sõitis 3 autot mööda, nagu seal tavaliseltki sõidab. Ja kuidagi seal niimoodi jooksid need asjad kokku nagu. Selge. Kahjuks me peame siia oma jutule joone vahele tõmbama, sest järgmised külalised ootavad oma lugudega juba järjekorras. Priit, Helen ja Ksenia, suur aitäh teile. Mängime vahepeale kõlli ja siis teeme kokkuvõtte kiire sellest, mida me esimeses ringis kuulsime. Ja võib-olla kõige lihtsam olekski võtta nende samade märksõnadega julgus vaadata olukorrale sügavalt silma, võtta vastu see tunne, kas see või mitte midagi, hakata sellest julgelt pihta, siis püüda teistega rääkida ja hoida püsivalt seda sihti silme ees, mille pärast tegelikult on ühte või teist asja tegema hakatud. Kas pole mitte selline hea kombinatsioon? Jah, ma saan aru, hea lihtne öelda, katsu teha, hoopis teine olukord, mul on vot nii või mul on vot naa, aga tegelikult alati siiski nende samade lugude puhul see üks mustritest kehtib. Aga nüüd me läheme edasi ja võtame ette lood, mis ei ole võib-olla nii dramaatilise ja suure muudatusega oma sisus, nii nagu esimesed 3 lugu rääkisid millegi väga uue ettevõtmisest. Iglupark pani püsti teenuseliini, Lahepere villa asutas oma restorani keset kriisi esimese leevenemise perioodi sees ja Haage hakkas tootma Horekale
piltlikult öeldes tühjast kohast vett ja edasi oleks võib-olla järgmine level müüa õhku hästi pakendatuna ja kenasti brändituna, sest vee müümine on üks lihtne töö justkui pealtnäha, seda tehakse maailmas erakordselt palju, aga väga vähe on neid, kes suudavad siis ikkagi Hiinas seda pudelit 7 euro eest müüa. Aga siin minu kõrval nüüd on istet võtnud järgmine lugude valik ja see valik räägib muutumisest, et kui ma juba midagi teen, siis mingitel hetkedel on vaja vaadata olukorrale sügavalt silma ja teha midagi selles tegevuses, igapäevases midagi teisiti. Mismoodi ja teisiti on järgmised esinejad teinud, kuuleme järgmise poole tunnises ja saame tuttavaks ka. Kõigepealt on siin Duo, kes esindab sellist kaubamärki nagu Grace Fit ja Shalini Modi ja Sven Nuum, tervist! Tervist meie poolt ka. Uuskasutuskeskust Jaana Paakspuu Tervist. ja Marit Illissoni loovateljeest esindab Peeter Illisson. Tervist. Aga teeme samamoodi, et te kõigepealt võib-olla paari sõnaga kirjeldaksite seda, mis siis see teie muudatus oli, mida te hakkasite selles kriisis tegema teistmoodi ja siis juba vaatame need ühised jooned, mis nende muutumiste juures on. Ja Peeter, seekord alustame sinupoolsest otsast. Sina koos õega oled ikkagi juba aastaid seda asja ajanud. Ma saan aru, et teie tööjaotus on enam-vähem nii, et sinul turundus ja temal tegu. Pigem on niimoodi, et me omavahel jaotame seda niimoodi, et temal on loovpool ja minul on numbrid. Selge, ühesõnaga sina numbrite pealt oled täna siia saanud inimeste sekka. Räägi nüüd see lugu, mida te siis oma ettevõtmises kriisi keskel muutsite? No kõige lihtsam oligi see, et ootame saan teada, kõigele pidi kogu aeg reageerima. Küll meil oli vaja seal loovettevõtetele toetuseid koostöös Kultuuriministeeriumiga teha, samal ajal pidime oma ateljeed kolima. Nüüd me olemegi kolinud imelisse kogukonda Põhjala tehases, kus siis meil juba aasta otsa on plaanis avada oma pood. Ukse peal on silt, et avame peagi, aga tihti ilmselt siis varsti avame südame ka, et laseme inimesed sisse. Aga mis on siis muutunud, et see, et eelmise aasta veebruaris meil kõigepealt langes ära see moepool, sellepärast et Milanos showroomis kõigepealt ükski sisseostja enam ei reisinud sinna ja siis meie koostööpartnerid, kellega me varem oleme teinud erinevaid restorane, mõtlesid, et panevad samamoodi nagu siin eelneval paneelis inimestel, et panevad gaasi põhja ja hakkasid tegema hoopis restorane üles vuntsima. Ja siis meil õnnestus niimoodi, et kõigepealt alustasime, meil oli mitu projekti ja siis põhimõtteliselt, mis meil muutus, oli see, et kui meil loovateljee põhimõte on see, et keha ja ruumi suhe, ehk siis kui rõivad on esimene ruum, siis on loogiline see, et me hakkame tegema natuke suuremat pilti, natuke kauem kestvamaks ja saigi niimoodi, et me lõpetasime hoopis restoranide sisekujunduste tegemisega ja mitte ainult restoranid, kõik sisekujundused, mis on meil päringut tulnud. Ehk siis te täna olete hakanud tegema sisekujundust? Just, et sisekujundus, et see moe pool, et meil tuli ka see, kuna kõik oli kodus mõnusalt diivani peal, oli ka loungewear, aga põhimõtteliselt praegune põhirõhk on sisekujundus, jah. Kuidas see tuli? Missugune oli see esimene töö, mis te siis sisekujunduste puhul hakkasite tegema? Kas see oli selle kriisi sees juba või oli varasemast? See oli varasemalt kuidagi, me oleme tegelikult teinud seda juba 5 aastat, lihtsalt varem on see, et meil on suurepärased koostööpartnerid Kristjan Pääsk ja Janno Lepik, kes on teinud siis Umami restorani, lõpuks Loore ja nüüd ka Lee, ehk siis alguses nad andsid meile väikse tüki, iga kord andsid järjest suurema tüki, mida läbi hammustada, kuni siis põhirõhk hakkaski pihta seal samamoodi eelmise aasta lõpp või siis 2020 oktoobris, kus oli see avati Loore ja sealt tekkisid päringud, et kõik tahtsid teha restorane, kuhu kaminad sisse panna. No väga tore. Räägime edasi. Diana, Uuskasutuskeskus võttis ka sellel perioodil väga palju teistmoodi ette. Mis see lugu on, mida te olete teinud? Jah, eks kindlasti koroonaajastu tekitas ka meil erinevaid väljakutseid ja me üritasime erineval moel siis nende olukordadega hakkama saada. Ja võib-olla tasub välja tuua siis 3 põhilist muudatust, mis me viimase 1,5 aastaga oleme ellu viinud. Et esiteks me panime püsti e-poe, teiseks me katsetasime uute kontseptsioonidega kauplusi
ja kolmandaks me tõime turule siis uuenduslikud kogumismajad. Ja kui nüüd rääkida e-poest, siis ma arvan, et selle peale enamus inimesi on nagu üllatunud, et miks ma seda välja toon, et tänapäeval on peaaegu kõigil ju e-pood olemas. Et siis meie sektoris on e-poe püstipanek väga keeruline, kuna kõiki tooteid on üks ja toodete hinnad on suhteliselt madalad. Ehk et toon näiteks, et meil on näiteks 250 € maksev T-särk, et sa pead ta siis pildistama, e-poodi üles laadima, kirjutama kirjelduse selle kohta, mõõdud lisama, siis kui klient selle ostab, siis sa pakid selle ära, saadad ära, nii et 250 € eest päris palju tegevust. Ja me olime pikalt mõelnud, et selle e-poe püstipaneku osas, et me saame aru, et kaubandus liigub järjest rohkem e-kanalitesse, et aga just need samadel põhjustel, mis ma siin ette tõin, et see tundus mitte just kõige efektiivsem projekt. Ja kindlasti koroonaaeg mängis kaardid ümber, mistõttu me järsku leidsime ennast olukorrast, kus kõik meie kauplused olid suletud, käive kukkus nulli ja põhimõtteliselt oli nüüd ressurssi seda plaani ellu viia. Ja nii me siis oma e-poe püsti panimegi. Ehk siis töötajatel ei olnud midagi teha sõna otseses mõttes ja siis sa vaatasid ja ütlesid, okei, teeme siis e-poe. Jah, põhimõtteliselt küll, et meil olid kauplused suletud ja seega oli tööjõud oli olemas, et meil oli võimalik hakata välja mõtlema, et kuidas seda e-poodi püsti panna, kõik neid asju üles pildistama, et täna on meil kuskil 5000 erinevat toodet e-poes, parimal ajal, kui kõik kauplused olid kinni, oli peaaegu 10 000, nii et see kõik võtab aega, et seda pildistada, üles laadida, neid kirjeldusi kirjutada. Aga Diana, see ei muuda ju ikkagi seda fakti, et see T-särk maksab seal endiselt 250 ja selle juures tuleb teha nii palju liigutusi ja tööd ja ta täna ju ei maksa 750, eks ju seal, või see juurdehindlus sinna ei teki. Et mille jaoks siis see e-pood on? Mis see eesmärk sellel e-poel on? Koroona ajal eesmärk oli see, et kui sul poed on kinni, aga sa pead maksma inimestele palkasid, sa pead maksma kaupluste rente, kommunaale, et siis iga euro, mis sa tegelikult teenid, et see on abiks. Ja täna meie e-pood on ilmselgelt, see maht on väiksem, kui see müügimaht oli siis, kui koroonaaeg oli, et me nägime niipea, kui kauplused me taasavasime, e-poe käive kukkus, aga samast on saavutanud sellise stabiilsuse, et meil on oma kliendid, kes e-poodi regulaarselt külastavad, neid on erinevaid, neid on nendes linnades, kus meil täna kauplused või uuskasutuskeskused on, aga neid on ka täiesti teistest linnadest, nii et me põhimõtteliselt tänu sellele e-poele pakume võimalust suuremale hulgale inimestele panustada taaskasutusse. Kui sa 2 sõna räägiksid veel nendest vastuvõtumajadest ja uutest poetüüpidest ka, siis saame kohe minna edasi. Jah, me testisime siis uue kontseptsiooniga kauplusi, et näiteks Liivalaia kauplusesse me panime püsti lastekaupluse, kus siis saab osta erinevaid lastele suunatud tooteid ja Lasnamäel oma Mustakivi poes proovisime teha kodupoodi, et siis võib-olla kõige paremini ütleb või selgitab lahti selle mõtte, et see oleks nagu teise ringi IKEA kauplus, et kus me pakume mööblit, nõusid, raamatuid, kodutekstiile ja tehnikat. Ja kogumismajad on siis meie kõige viimane projekt, mis sai alguse 2019 detsembris, kus me kuulutasime välja arhitektuurikonkursi, et leidmaks majakesi, mis siis sobituksid linnaruumi ja kui inimesed saavad mugavalt tuua oma asju ära. Ja mis neid siis nagu teistsuguseks teeb, on see, et see majakene on ise teeninduslik 24/7, et inimestel on võimalik luukidest sisse panna siis asju, mida nad ise ei vaja, aga mis on endiselt korralikud ja mida saaks uuele ringile suunata. Ja need asjad, mis siis näiteks purunevad, mida ei saa luukidest sisse panna või mis on liiga suuremõõtmelised, et need saab ära tuua siis teenindaja kätte nädalavahetusel. Ja need kogumismajad on siis tehtud koostöös Astri Grupiga ja asuvad 4 linnas Astri Grupi kaubanduskeskuste välialadel ja seda projekti toetas ka Keskkonnainvesteeringute Keskus. Väga tore. Ja Gracefit viimasena, see oli nii, ja Sven, mis muutus teie tegevuses toimus?
meil olid siis enne treening, Gracefit ongi siis naistele suunatud treeningute ja enesest hoolitsemise programm ja enne siis pandeemiat olid ikkagi enamasti treeningud trennisaalides, kus osales nii 10–20 inimest ja loomulikult siis kõige suurem muutus oli see, et me viisime kõik asjad online'i, küll olime natuke aega enne seda teinud, aga see tekitas võimaluse osaleda nüüd nii paljudel naistel üle Eesti treeningutes, see muutus väga lihtsaks, ligipääsetavaks ja ka tegelikult hinna suhtes väga mõistlikuks. Me panime suhteliselt kohe ka alguses live-treeningud püsti, kus siis osales 100 kuni siis suuremate ürituste puhul meil 700 inimest, ehk siis see muutus, kui palju ligipääsetavamaks ja lihtsamaks liikumine naistele muutus, on meie jaoks väga-väga suur. Ja ma arvan, teine siis kõige suurem muutus oli meie grupp, kus järsku kasvas siis ka see arv kuni 6000 osalejani, et kõik me küll olime kodus ja ma arvan, tundsime ikkagi väga suurt eraldatust, aga see grupp tegelikult liitis inimesi ja nii nagu me kõik teame, tervislike harjumuste puhul meil on vaja hästi palju järjepidevust ja motivatsiooni. Et see grupp kindlasti hakkas väga-väga võimsalt tööle, kuna mingit muid väljundeid ei olnud. Ja Sven ilmselt oskab öelda turunduse koha pealt, mis me pidime siis ümber tegema. Jaa, et siin teistele samamoodi, et kui sa nüüd pead hakkama järsku online'is müüma ja sa ei saa enam siis üks-ühele suhelda seal leti taga, sa ei saa enam küsida, kuidas see mulle selga istub, mis asi, kuidas see tundub üldse käes, eks ole, et see kõik pidi kolima online'i, see pidi kolima sinu kodulehele, sa pidid ka neid tootekirjeldusi samamoodi seal põhjalikumalt kirjeldama, et inimene aru saaks, eks ole, ja samamoodi ka tegelikult kõik see turundus, et see siis jõuaks inimesteni. Sest sel hetkel, kui see olukord pihta hakkas, siis tegelikult hästi tugevalt sotsiaalmeedia kasutus läks ülesse. Ehk siis olla pildis, rääkida sellest, mida sa teed ja kellele sa teed ja kuidas sa aitad ja kutsuda neid inimesi siis endaga liituma. Võib-olla ka see, et sel hetkel Eestis see online treenimine oli hästi võõras kontseptsioon, et see sai siis selle tõttu hästi normiks, et me võib-olla ei pidanud enam seletama, miks kodus treenida või miks see hea on, vaid pigem see, et mida me pakume, kuidas sa saad ligi, kas see on turvaline, et see oli võib-olla natukene võõras, et kuidas seda tehniliselt kasutada. Meie muidugi ka kohandusime hästi kiiresti ümber kogu sellise tehnilise poole pealt, et treeningutes on väga oluline kvaliteet, kõik muusikad, asjad, nii edasi. Et sellega, need olid need esimesed muutused. Kui seda kriisi ei oleks olnud, kas siiamaani oleks see 20 grupp see, millega sa tegeleksid siis? Me alustasime juba online'iga ennem, ma arvan, et ei oleks, kuid meie turunduses oleks see rõhuasetus hoopis teine, et see olekski siis rõhuasetus see, et miks on kodus mõistlik treenida, kui meil on ju spordiklubid ja kõik olemas ja meie tavaline see harjumusmuster ei ole see, et ma arvan, et see oleks olnud meil lihtsalt palju pikem tee. Jaa, see oleks kauem aega kindlasti võtnud. Ehk teil selles mõttes läks väga hästi, et see olukord ise tõmbas nagu vaakumina teid sinna uude suunda, kuhu te põhimõtteliselt liikuda ka tahtsite. Lihtsalt ole mees ja tunne see asi või olukord ära. Jah, selle tõttu see tõesti läks, et kui mujal maailmas on, ütleme, ma arvan, 10 aastat juba need väga populaarsed olnud, siis meil selle tõttu see tõepoolest sinnapoole läks ja ütleme, et sellel oli ka positiivsed, et tõesti küljed, et nüüd võib-olla liiguvad inimesed igal pool ka, kus ei ole näiteks spordiklubi siia seda ligipääsu nii hästi. Tegi selle normaalseks, tavapäraseks. Aitas ära selgitada. Kui me vaatame natuke laiemalt, mulle tundub alati, et nende muutuste puhul, mida me oleme sunnitud või mida me peame ette võtma, on alati mingid nagu sellised takistused. Sest muidu me juba teeksime seda, et kas need on meie sisetakistused või välimised takistused, väga erinevad. Et mis olid need teie kõhklused nende muudatuste tegemise juures, mida te tundsite ja kuidas te nende kõhklustega tegelesite? Diana? No, meie kindlasti takistus oligi see, et mis ma siin eelnevalt rääkisin, et ühe odava toote e-poodi üleslaadimisel on nii palju tegevusi vaja teha ja kui mul on nagu laual 2 valikut, et kas ma pildistan selle T-särgi üles ja müün seda läbi e-poe või ta on selle riiuli peal ja ootab ostjat kaupluses, kes tõenäoliselt tuleb ja ostab selle päris kiiresti ära, ilma et me peaks mingeid lisategevusi tegema, et siis see e-pood nagu nii-öelda heal ajal ei jõudnud meie lauale kui nagu projekti, kes meile tundus, et kogu aeg on paremaid või huvitavamaid või efektiivsemaid projekte, mida teha.
et jah, et põhimõtteliselt koroona tegelikult mängis need kaardid ümber. Ja siis Peeter? No eks meil ennekõike oli ikkagi see, et kuivõrd mul on väike inseneritaust, tõel on see läbi aastate väga kontseptuaalne ja kunstiline lähenemine ka ja loomingu pool on ju. Ehk siis oligi see, et me justkui astusime teise valdkonda ja paljud inimesed näevadki seda, et moevaldkonnast justkui minna siis sisekujundusse, et see on selline väga erinev suund. Meie jaoks on see justkui kõik üks, et nagu ma ütlesin, et keha ja ruumi suhe, ehk siis kui rõivad on esimene ruum, siis see, mis meie ümber on, et see algus oligi see kõhklus ja just see, et Kumb rohkem kõhkles, kas Marit või sina? sellel on pigem mõlema nagu kogu aeg kõhklevad, kõik kõhklevad, on ju, et sul tegelikult see on nagu, miks me kasutame konsultanti, on sellepärast, et sul on vaja kinnitust saada, ehk siis me pigem üksteisele kinnitasime asju, et jah, see näeb hea välja, näeb hea välja, see võib-olla siin valid me tihtipeale valime kahe samasuguse rohelise vahel, aga ikkagi on üks parem kui teine, nii et jah, see, mis on lähemal endale, eks ju, või see vastus, mis tundub õigem või... sisetunne on see just. Sisetunde kuulamine ja julgus seda edasi anda. On seda lihtne teha? Seda peab harjutama. Ehk seda ei ole lihtne teha, see ei tule nagu tegelikult loomulikult inimesel alati mitte? Absoluutselt. Et sellest, et alati on vaja nagu... See tulebki puhtalt kogemusega, et alguses mõni otsus võtab kauem aega, et kõik asjad, mida me ei ole harjunud tegema esimise hooga, need võtavad kauem aega ja siis mingi hetk see on nagu, sa isegi peab mõtlema selle peale. Mulle tundub, et Shalini ta kirjutab nagu sind enam-vähem. Et see on täpselt samasugune asi, et on väga suur vahe, kas sa teed seda asja ülekandes, ükskõik kui tore see süsteem ka ei ole, oled sa ikkagi keegi teine, kui sa seisad selle treeningrühma ees, olles seal nendega ühes ruumis, ühes kontaktis. Absoluutselt, ma tahtsin ka öelda, et ma arvan, minu kõige suurem kõhklus oli see, et kuidas see siis nüüd kõik välja hakkab nägema, et ma olen hästi entusiastlik üksinda oma kodu elutoas ja räägin, et veel. Aga meie võib-olla selles äris on hea see, et sa saad kohe ka otsese ju tagasiside, et kui video läheb laivi, siis inimesed saavad kommenteerida, kuna meie see hea seltskonnagrupp ka toimis, siis pärast videot, kui kommentaarid oleks olnud, et mitte kunagi enam ma ei tee, siis ilmselt oleks peab midagi muud mõtlema, aga kuna kommentaarid olid, et lähme edasi ja väga tore, et sai teha. Ja ma arvan, et see kõhklus oli ka natuke see, et kuidas inimesed oma kodudes teevad, et olgem ausad, terve pere on ju publik neil seal, õhutavad või naeravad natukene, et ehk see, aga see möödus meil põhimõtteliselt pärast esimest treeningut. Ja ma arvan, minu jaoks oli ka tehniline, et eks see alguse tehniline lahendus oli nii, et ma panin seal ise käima ja siis vahepeal vaatasin, kas kaamera käib ka. Et need sellised kohmetused võib-olla, et sellest pidi sel hetkel küll üle vaatama, et mingit perfektsust ei tasunud oodata. See muudatus alati ka iseenesest on selline asi, mida saab kogu aeg muuta, seda saab kohe uuesti kalibreerida, saab kogu aeg vaadata nagu täpsemalt, mis suunda, kuhu suunda, miks ja kuidas, et see ei ole ka midagi sellist kategoorilist või seda ei peaks sellisena võtma. Ma isegi ütleks, et see eriti treeningut andmisel on sõna otseses mõttes, et sel hetkel, kui sa annad tavaliselt tehniliselt ju midagi juhtub ja sa sel hetkel juba muudad. Et ma arvan, et täpselt niimoodi see selline oma asja see tegemine sellel ajal vähemalt ongi olnud. Diana? Jah, ma arvan, et üks võiti sellistes muutuste või kriisi ajastul ongi see, et sa pead olema paindlik. Et meil oli ka väga palju toredaid plaane eelmise aasta alguses ja need kõik võis põhimõtteliselt prügikasti visata paari kuu või paari nädala jooksul. Et see võtmesõna ilmselgelt on paindlikkus, vaadata, täna on nüüd selline olukord, hea küll, me ei saa teha neid asju, mis me plaanisime, aga mida me saame teha, siis vastavalt sellele kogu aeg muuta. Mis muidugi ei tähenda seda, et kui kriis läbi saab, et siis me võime võtta tegelikult need plaanid, mis meil kriisieelselt oli jälle tagasi ja üritada neid ellu viia. Et aga kogu aeg peab olema valmis muutusteks ja maailm muutub järjest kiiremini, mistõttu see paindlikkuse nüanss muutub minu arvates järjest olulisemaks. Peeter? Jah, et see on just jäingi mõtlema selle peale, et kas me üldse lähme kunagi samasse kohta tagasi, kus me kunagi olime. Mulle tundub, et see on üks nagu suuremaid eksitusi nagu selles mõttes, et mitte kunagi ei olegi võimalik ju tagasi minna. Küsimus ei ole isegi koroonas, vaid küsimus on nagu kogu aeg protsessid muutuvad. Me lihtsalt ei märka nagu seda uut kvaliteeti, aga tegelikult seal on mingid muutused alati sees. Sa ei saa kunagi liikuda tagasi. No just, et me oleme justkui nüüd järgmisel levelil, et selles, et see kogu see infovahetus
on nii palju kiirem, et sellepärast ongi, miks on erinevates valdkondades on juba see, et mis varem tundus kiire, siis nüüd on pigem aeglane, et selles suhtes on jah see infovahetus ja tagasisidestamine ongi see kõige olulisem. Üldiselt mulle tundub, et laia laastuga võib ju nii öelda, et kindlasti on olemas inimesed, kellele muutus on nagu väga meeldiv, nad on muutuse suhtes väga kirglikult tajun, et siin ikkagi neid inimesi on laval, kes seda uue situatsiooni sellist mõru magusat maitset väga armastavad, aga on ka need, kes tegelikult ei tunne ennast selles olukorras hästi. Kui palju on teil olnud nagu selliseid väikseid tagasilööke või siis selliseid ebakindluse kohteid, kas see, mida ma teen, on õige? Ja kuidas te siis nendest olete jagu saanud või üle saanud? Kindlasti sa pead ju võtma neid riske ikkagi jälle tegema investeeringuid, sest meil samamoodi tegelikult see live-ülekannete tegemine läks väga kulukaks ja sa ei saa ju iga üle päeva kutsuda endale videotiimi koju, eks ole, et sa pead õppima siis uusi oskuseid, sa pead hakkama ise katsetama, sa pead vaatama, kui see asi käib ja seal katsetuse käigus väga palju ebaõnnestumisi ja väga palju kordi, kus see lahi vähi pooleli ja väga palju kordi, kus seal läkski midagi väga pekki. Aga see tuleb võtta see risk, sul tuleb minna nende asjadega kaasa, sest ega muud valikut tegelikult ei ole. Ja ma arvan, et ega need muutused võib-olla nii palju ei meeldi, aga sa harjud ja mida rohkem sa harjutad, seda rohkem see muutub juba normaalsuseks. Et ma pigem ütleks, et ma ei ole väga selline, aga kuna kogu aeg on nüüd tehtud juba, siis ei tekita nii palju emotsioone. Et seesama, et me ise mõtlesime, et see e-pood, et kuidas seda ellu viia, aga siis sa lähed ja räägid oma 130 inimesele organisatsioonis, et kuulke, nüüd me hakkame siis e-poodi pidama ja neid tooteid seal müüma ja siis vaadati meid ka sellise imeliku pilguga ja see oli väga palju kõhklusi ja siis sa pead seda sama ideed nagu müüma edasi, mille suhtes sul endal hetk tagasi olid samasugused kõhklused. Et ega see kõige lihtsam ei ole, samas see annab piisavalt hea võimalus enda asjad läbi mõelda, sest selleks, et teistele müüa midagi, sa pead olema selle asja läbi mõelnud. Ja meid toetas kindlasti see koroonakriis, kuna alternatiivseid tegevusi ei olnud, et see tegi asja lihtsamaks ja tegelikult me sel päeval, kui me oma e-poe avalikult avasime, siis see oli suur rõõmupäev, sest kogu seda kriisi, kus kõik seisis, midagi ei toimunud, kus oli nii palju ebaselgust, oli meil midagi rõõmustavat ja me tegelikult sõna otseses mõttes tähistasime seda, et midagigi toimib. Peeter? Ma arvan, meie boonuseks oli see, et meil oli lihtsalt väga hea nagu erinevate kriiside lahendamise oskus juba moevaldkonnast on nagu oli all, et kui sul mingi asi ei jõua õigeks ajaks kohale, kuidas sa reageerid ja siis põhimõtteliselt sa jõuadki sinna, et isegi siis, kui asjad on võib-olla ideaalsed, et nad ei jõua õigeks ajaks, siis enne kõik ongi see, et üks variant on seda varjata, teine variant on seda öelda juba varakult kommunikeerida ja siis saavad kõik vastavad sellele oma plaanid ümber teha, et see ongi pigem selline, nagu siin ka eelmises paneeli plokis oli, et omavahel tuleb suhelda ja siis asjad laabuvad kõik väga hästi. Teeme hästi kiire lõpuringi, anti juba märku, et aeg on otsas, mul siin enda kella peal veel natukene tiksub, aga ju on siis nii. Öelge üks või kaks asja, mida te selles kriisis olete iseenda kohta õppinud ja teada saanud? Mis on see, mis tuli siit ja mis tuleb teiega edasi kaasa? Peetrist alustades. Pigem ongi just see kommunikatsiooni olulisus ja usaldus inimeste vahel. Diana? Võib-olla enesekindlust on palju juurde tulnud, et ikkagi kui sul teisi valikuid ei ole ja sa tõesti püüad, et siis sa tegelikult suudad oma tulemused ellu viia. Sven? Võib-olla see, et ma oskaks vaadata, et okei, see olukord on nüüd käes, kuhu me sellega lähme, sest neid olukordi on ju ennem ka olnud, et ma oskaksin siit võtta siis selle ja võib-olla julgeda, rakendada, et minna edasi siis. Seda, et see enese eest hoolitsemine on eriti oluline, et püsida rahulikuna, ükskõik kas siis heal ajal või halval ajal. No väga ilus mõte siia lõppu, tõesti nii. Soovime, et teie julged ideed, julged pealehakkamised said siit nendest vestlustest inspiratsiooni ja lihtsalt tuleb enda eest hoolitseda, anda endale see võimalus eksida, aga ka õnnestuda. Suur aitäh, et olete seda vestlust jälginud. Hulgaliselt vestlusi on ees veel tänase päeva jooksul, loodetavasti leiate omad magusad marjad sellest valikust. Ilusat päeva, kohtumiseni!